Tere tulemast, head kaastöölised, ilusat advendiaega teile kõigile ja meil on hea meel, et ikka leidsite veel jõulueelsete askelduste hulgas ka aega siia tulla. Me kindlasti ootame nüüd järgmisest aastat kindlasti midagi paremat, aga üldise majandusliku olukorra valgusel. Meil peab olema lootust ja kannatust, nagu öeldakse, et ega ilma meieta ka kuskil ei saa ja vaatame, järgmine aasta tulevad ka kohalikud valimised. Ärge siis unustage kõiki oma kogemusi ära ja tegutsege siis ka vastavalt sellele. Aga igal juhul, praegu on vist natuke vara öelda, et näeme uuel aastal, aga enne me teiega tõesti ei näe, kui näemegi uuel aastal. Nii et kõike ilusat teile, häid jõule ja toredat aasta lõppu. Tere päevast, daamid ja härrad! Jõulude eel ja jõulude ootuses oodatakse kindlasti ka jõuluvana ja enne imet seda kokku ongi ta teel. Tõsi küll, ta on tuntud teile slaid siin seina peal Pille Lill ja tema jõuluvana kotis on muusika. Selle suutis meile välja rääkida proua Nelle Määrtsemees, nii et täna peale ettekannet on ka meile tavapärane muusika osa. Oleme Tallinna Tehnikaülikooli aulas paljudele koduaula siin diplom kätte saadud, aga paljudele ka omaseks saanud ja enda poolt ütlen, et oleme väga tänulikud Tallinna Tehnikaülikoolile. Rektorat on siin meil esinenud sel sügisel rektor jälle ja teised rektorandi liikmed siin varem. Õppejõud on meil väga meeldiv ja tegus koostöö olnud siin Fredi ja teile veel mitte nähtava Jaanikaga, kes ruume on korraldanud siin meile. Nii et aitüma Tallinna Tehnikaülikooli. Väga meeldiv oli, et see aplaus kõlas nende ruumide kasutamise eest ja siin oleme me tõepoolest väga tänulikud. Põhjus tänu avaldada on jõuluteel ka Mustamäe lehele. Kes Mustamäel elab, see on kindlasti selle oma postkasti juba saanud, näiteks viimane eeloleva kevade niisugune meie kava Mustamäe lehes on toodud ja juba ikka pikemat aega Mustamäe leht tänuväärselt avaldab meie informatsiooni, mis on püüdke seda lugeda, aega toimuvad meil ju ka muudatused. Nii, ja kõigile teile suur tunnustus, et te õpimulised olete jätkuvalt. Kuidas seda on öelnud? Terves kehas terve vaim. Ehk kui on terve vaim, siis ka eeldused parema keha saamiseks, kuigi meil kindlasti on omajagu ka kõigil probleeme ühe või teise keha osaga. Nii, ja nüüd meil on suurepärane võimalus enne jõulusid ilma kirikusse minemata kuulata ka jõulueelset sõnumit. Tallinna piiskop Philippe Jourdain, suured õnnitlused, tugev käepigistus, õnnitlused, kes selle aasta septembrist on Tallinna piiskopi, kes ju valib.
saada. Enam ei ole nagu öeldi, et jah, ma olen juba 106 saates uus Tallinna katoliku piiskop. Ja muidugi mõned teie seas võivad imestada, aga kuidas mina arvasin, ta oli juba ammu piiskop ja viimane kord, kui ma siia tulin, te mind kutsusite, mis oli siis 5 aastat tagasi, kõik viitas sellele, et tol ajal oli juba piiskop. Ja tõesti nii on, aga tõsi, septembrikuus 26. septembris Rooma paavst Franciscus tegi sellist otsust, et ülendada Eesti katoliku kiriku piiskopkonnaks, Tallinna katoliku piiskopkonnaks, mis oli juba olnud juba ammu. Viimane Tallinna katoliku piiskop tegelikult ta suri kuskil aastal 1550, aga pärast seda see kadus ära. Ja põhjus on see, et kui 100 aastat tagasi tolleaegne Rooma paavst otsustas, kui Eesti oli kuueaastane laps, siis ta otsustas, et oli aeg uuesti taastada Eesti Rooma katoliku kirikut. See oli ka teatud määral nagu usalduse märk Eesti Vabariigi vastu. Just sel ajal, kus Eesti riik oli tõsi nagu väike laps. Aga kuna tol ajal katoliku kirik oli palju väiksem veel, kui ta on praegu, liiga nõrk, et ta saaks toimida kui piiskopkond, nii nagu kristlased seda mõistavad, siis ta kasutas sellist ajutist staatust, mille nimi oli apostolik administratuur. Ja mis tähendab sisuliselt seda, et katoliku piiskop ei juhi oma kirikut, ta juhib oma kirikut paavsti nimel. Nüüd 100 aastat hiljem paavst Franciscus otsustas, et aeg oli tulnud, et Eesti katoliku kirik oleks päris katoliku piiskopkond, mis on see normaalsus. Ja ta seda otsustas ja seda tähendab seda, et katoliku piiskop praegu juhib oma kirikut mitte paavsti nimel, vaid enda nimel või enda kogukonna nimel. Nii et meie katoliklaste jaoks Eestis praegu seda, et see on nagu kui Rooma paavst oleks, nüüd oleks meile ütelnud nii, et praegu ma annan teie kätte, annan teile teie kiriku ja hoolitsege sellest. Nüüd me oleme nagu päris selline nagu katoliku kirik on igal pool, nii et nii nagu Milanos on mingi piiskopkond, nii nagu New Yorkis või mujal, siis Tallinnal ka on oma katoliku piiskopkond ja ma võin teile öelda, et meie jaoks on suur rõõmu põhjus, sest me oleme oodanud seda 100 aastat. Miks see võttis nii palju aega? Tähendab, mul ka selle pärast vahepeal oli muidugi 50 aastat, kus kirik ei saanud normaalselt tegutseda, nii nagu ka teised kirikud ei saanud. Ja siis pärast oli vaja, et kirik natuke kasvaks ja 2 korda ma olin tegelikult palunud Rooma paavstile, et ta looks just Tallinna piiskopkonda. 2 korda mulle öeldi, et te peate tegeleda kasvama. Ja 3. kord oli juba see õige kord, nii et seetõttu tõesti nüüd võib öelda, et ma olen varem olin katoliku piiskop Tallinnas, nüüd ma olen Tallinna katoliku piiskop. Tundub, et see on väike nüanss, aga tegelikult see ei ole nii väike, või see tähendab midagi
midagi olulist. Nii et ja ma võin teile öelda isegi, et Paavs Franciscus isiklikult on väljendanud oma rõõmu just selle eest, et nüüd Tallinnas oleks piiskopkond. Ja ma ise mäletab väga hästi seda aega, kui ta tuli Tallinnasse, kui ta külastas Tallinna. Ja tema oli väga selline visiit, millest ta on hoidnud väga hea mälestust. Ja sest millegipärast inimesed olid ta ütelnud see, mis muidugi vastab tõele, et Eestis on see visiit või see reis ei saa olla mida kerge, sest väga vähe katoliiklasi ja suhteliselt vähe kristlasi üldse, tõusuleegi rahvas ja kõik need asjad. Ja see, kuidas teda võeti vastu, kuidas inimesed rõõmutsesid, oli tõesti andis talle sellist, jättis talle väga hea mulje. Nii et sellest ajast peale on alati rääkinud Eestist suure armastusega ja suure rõõmuga. Selline kord, kus ta on lähega olnud küll, kus see mõju oli väga hea. Nii et seetõttu nüüd kõneleja ütles, et ma olen Tallinna piiskop. See, kui ma muidu olen olnud juba 19 aastat piiskop, aga see tähendab just seda. Ja muidu nagu teie võib-olla teate, ma olen Prantsusmaa, sündinud Lõuna-Prantsusmaa, Baskimaal, mis on selline väike piirkond, mis asub Hispaania ja Prantsusmaa vahel. Baskidel on oma keel, mis ei ole sugugi Hispaania ega prantsuse keel, see ei ole Indoeuropa keel. See ei ole ka soome-ugri keel, kui me teame. See on selline keel, mille kohta keegi hetkel ei oska öelda, kus täpselt see tuleb. Aga see baski rahvas on seal. Ja ütleme, et Eesti rahvas on olnud tubli, kui baski rahvas ütles, et baskid on 3 miljonit. Ja siiski oma riigi ei ole teatud kõhjust, mis on ka, eks ole. Ja Eestil on, seda on täieloolisega öelda, et eestlased on olnud tulimad oma riiklusega kui baskid. Mitte, et iseenesest baskid ei tapaks, aga lihtsalt peavad olema õiged inimesed, et nad just sellega tegeleksid. Ja kui need inimesed, kes selle asjaga tegelevad, ei ole õiged, kuna ütlusi, et veel ei oleks, et see riik veel ei tuleks. Ja lugu ma ei ole siia tulnud teile rääkima poliitikast ja veel vähem Baskimaa poliitikast, mis võib-olla teid nii otseselt ei puuduta. Aga rohkem just sellest, mis meid täna ühendab. Meid ühendab muidugi TalTech ja Tallinna Tehnikaülikool. Mina ma ei ole küll siin õppinud, aga ma olen küll õppinud just tehnikat. Mujal tegelikult Pariisis, sest enne seda, kui ma sain armulikuks, siis tegelikult ma õppisin ja töötasin ehitusinsenerina. Ma olin teede ja sildade insener. Sildu ma ei ole teinud ega ehitanud, aga teed olen küll kiirteed isegi. Ja kui kunagi olete olnud, ma ei tea, suvel olete reisinud Lõuna-Prantsusmaal, siis kiirtee, mis viib Bordeaux linnast, mis asub ja
aga igal juhul ma olen seal töötanud, kui ma olin noor insener ja see, et see tee on veel olemas ja peab vastu, näitab, et tegime head tööd. Nii et see Tehnikaülikooli atmosfäär ja õhkkond, seda küll ma olen päris palju tundnud ja selle läbi käimine täiste inseneridega. Mäletan, et meie ehitusinsenerid, me alati mõtlesime, et meie olime need õiged insenerid. Kõik teised, mehaanikainsenerid, telekommunikatsioonide insenerid, arvuti ja muud asjad, see oli päris see. Aga see insener, kes ehitab, kellel on terve meeskond ümber, et see on just ehitusinsener ja seetõttu me vaatasime alati teiste peale sellise pilguga, et jah, teil on kõiksugused modernsed asjad ja seadmed ja laborid, aga reaalselt õige insener on see, kes teeb oma kätega midagi, kes ehitab, kes näeb, kuidas tema töö kasvab. Aga igal juhul ma ei ole ka siia tulnud, et teile rääkima inseneride tööst, vaid sellest, et see, mis meid ühendab, see ei ole täna ainult TalTech või Tallinna Tehnikaülikoolis, isegi kui ma tunnen noori, kes on siin õppinud ja ega hea õppeasutus, ma tunnen ka inimesi, kes siin õpetavad mõndas õppejõude. Aga see, mis meid ühendab, see on pigem just see jõuluaeg ja sellest ma tahaksin ka teile natukene rääkida, sest lõppude lõpuks on võib-olla iga inimese elus see kõige tähtsam, et meil on perekond, millest, kus me oleme sündinud, kus me kasvame, kus me elame. Ja jõulu tähendab just seda, mida nüüd meie, vaid Jumal sai inimeseks ja tahtis just, et tal oleks ka perekond. Ja ma olen sageli mõelnud, et muidugi, nagu meie teame, Kristus on õpetanud 3 aastat ja ta on elanud täiesti varjatud viisi, keegi ei teadnud, kas ta oli 30 aastat. Võib öelda, milline aja raiskamine. 30 aasta jooksul ta ei ole teinud seda, mille jaoks ta oli tulnud. Aga tegelikult ta lihtsalt seda 30 aastat nad on iseenesest õpetund ja see on see, mida see jõulupüha, see ilus jõulupüha meile ütleb. See perearmastus, mis on meile kõigile nii oluline ja mida me peame hoidma kogu südames. Ei ole võib-olla midagi just tähtsamat. Ja isegi kui lapsed kasvavad, kui lapsed, see kui igaühel on oma pere, aga just see moment, kus teie saate olla koos oma perega, ma arvan, et see on selline aeg, kus mida Jumal kingi meile, et meie pere just kasvaks tugevamaks. Need ajad aasta lõpul, kus kõik kogunevad ja kus kõik pereliikmed, need, kellega võib-olla meie ei saa väga sageli kokku, aga meie olime koos, vähemalt üks kord aastas just jõuluajal. See on kingitus, see on midagi, mida meie ei tohi raisata, selline võimalus just, et meie kasvaksime, me oleksime tugevamad just perena. Ilma, et pere ei tohi olla ka egoistlik, ta peab ka olema avatud. Ja seetõttu, kui ma sündisin ja
linnas, aga me elasime vähemalt lapsena, me elasime väikses külas, kust just minu pere on pärit, kui meie teame. Ja seal selles külas oli selline komme, ilus komme, kuigi ma arvan, et tänapäeval ja eriti linnades on raske seda teha, aga oli alati laupäeva või jõulupäeva laua ääres oli alati üks vaba koht, mida meie nimetasime just vaese kohaks, vaese inimese koht. Ja mõte oli just selline, kui kuskil külas või isegi mujal keegi on, kes on üksi, ja ta teaks, et majas sääpäeval, jõulupäeval uks on lahti või ta ei ole lukus ja tema jaoks koht on vaba. Nii et ta teab, et ta saab tulla ja ta saab süüa ka seda sama, mida pereliikmed söövad. Mitte, et meie lihtsalt anname talle süüa, mis sellises on muidugi hea asi, aga ta saab süüa seda sama kui pereisa, pereema ja see kolmi pere. See oli see just vaene inimene. Vahel ta tuleb, keegi tuleb, võib-olla keegi ei tule, aga ta teab, et koht on olemas tema jaoks. Ja muidugi, sa sõbrad, ma saan aru, et tänapäeval seda teha, ma ei tea, Mustamäel või kuskil Kristiines või Lasnamäel, see võib-olla ei oleks väga praktiline, see ei oleks võib-olla väga turvaline, sest ajad on nii, nagu nad on. Aga see mõte on tähtis, et jõulu ja isegi väga traditsiooniliselt on aeg, kus olla avatud ka teistele ja mitte ainult teistele, keda me tunneme ja kes on meile sümpaatsed, või isegi teistele, keda me ei tunne. Just see, kes tuleb juhuslikult. Võib-olla ta tuleb juhuslikult sellepärast, et tõesti ta teab, et vaba koht on tema jaoks olemas, aga võib-olla meie tingimustes ta tuleb juhuslikult hoopis teisel põhjusel. Aga just see on see jõuluime, et meie saame sel päeval, nädalpäevadel võib-olla olla rohkem avatud teistele. Ja kui nüüd sellest rääkida, ma mõtlesin, et kui teie soovite on ka sel aastal Tallinnas üks selline võimalus. Ja see on see, et ma ei tea, kas te olete sellest kuulnud, aga nüüd aasta lõpul 28. kuni 1. jaanuarini tulevad Tallinnasse nii tuhandeid noori inimesi, peamiselt noori kristlasi. See on selline kohtumine, mis on toimunud juba igal aastal 50 aasta jooksul. See on seotud ühe liikumisega, ühe kloostriga, aga klooster, mis ei ole katoliku klooster, see on ökumeeniline klooster, mis asub Ida-Prantsusmaal ja mille nimi on Taizé või Taizé, T-A-I-Z-E. Selline liikumine, mis sündis kohe pärast täismaailmasõda ja mille eesmärk oli näidata pärast sõda, kui oli nii suur viha ja vihkamine prantslaste ja sakslaste vahel, sest just üks šveitslane leidis, et näitame seda, et me võime ületada seda viha, mis on inimeste vahel. Ning et usk ei ole midagi,
mis lahutab, vaid ta võib ka ühendada inimesi. Ja see oli just selle liikumise põhi või algus. See liikumise algus, mida alustasid mõned noored šveitslased. Nemad ei olnud katoliiklased ega luterlased, nad olid tegelikult reformeeritud kristlased ehk kalvinistid, ühesõnaga need üks protestantlik kirik, mis asub Šveitsis. Ja nad on igal aastal korraldavad just erinevas Euroopa pealinnas sellist kohtumist. Ja nüüd esimest korda Jalosse tuleb Tallinnasse need erinevad kirikud siin, Luteri kirik, ka õigeusu kirik, metodisti, baptisti ja katoliku kirik. Me nagu tutvusime neid ja siis on juba teada, et tuleb siia 3300 noort inimest. Nad ei ole alaealised, nad on täiskasvanud. Ja siin 4 päeva jooksul nad siis kohtuvad, omavahel jagavad oma kultuuri, oma usku ja palvetavad ka. Neil on selline omapärane viis palvetada. Ja miks ja muidugi on jagavad ka koos kohalikega. Ja miks ma ütlen seda teile, sellepärast, et neil on selline traditsioon, et nii palju kui saab, need noored, kui päeva jooksul nad õpivad, nad mitte õpivad, nad elavad ja jagavad omavahel erinevates kohtades, mis on selle jaoks spetsiaalselt ette valmistatud, aga nad õpivad nii palju kui saab peredes. See on selline viis, et nad saaksid ühelt poolt päriselt suhelda kohaliku perega. Ja pere jaoks on ka selline kontakt ja selline võimalus, mis aitab võib-olla ka vastada teisi kultuure ja teistsuguseid inimesi. Need noored ei ole kindlasti, nad ei ole huligaanid ega kurjategijad ega ei tarvita narkootikume või selliseid asju. Ja lihtsalt ma just kohtusin täna hommikul Luteri kiriku peapiiskopiga ja arutasime natuke seda küsimust, et meil hetkel on 3300 noort, kes tulevad siis kohe pärast jõule 27. Tallinnasse. Hetkel meil on kohti kas peredes või koolides kõikide jaoks, aga puudub veel 300 umbes 3000-st, nii et ma arvan, et see on ikka võimatu. Igal juhul ma ütlesin, et kui teie seas või kui tunnete inimesi, kes võiksid olla sellest huvitatud, et võtta vastu 4 päeva jooksul noori inimesi, kes tuleb kas Soomest või Poolast või Slovakkiast. Ja talle pakkuda lihtsalt õppimist ja hommikusööki, siis andke sellest teada, sest jah, praegu me vajame veel leida 300 noore inimesele sellise koha siin. Ja ma arvan, et see ei ole võimatu, aga muidugi see eeldab, et meie avaksime oma südame. Ma ei taha sellega öelda, et kui teie seda ei tee, siis teie ei ole tuli inimesed, igaüks nii nagu tema ise tunneb. Aga igaüks on hea, see on hea võimalus, et just keegi, keda meie ei tunne, aga kes siiski on usaldusväärne inimene, tuleks, et me saaksime temaga just suhelda ja jagada oma kodu. Nii
lihtsalt me võime seda meeles pidada. Ja lõpuks ma tahaksin ka teile natuke rääkida sellest jõulupühast, mis on just see, mis meid ühendab ja need noored, nad tulevad ka nagu selle jaoks, et see on tõesti meie jaoks, see oli kõige tähtsam kristlik püha, kõige tähtsam kristlik pühas on pigem ülestõusmispüha, siis kui Kristus suri ja tõusis üles. Aga see on võib-olla kõige armastatud. See meenutab muidugi seda, et Jeesus sündis Betlemas ja sellega seoses on kõiksugused ilusad traditsioonid, mis on, mõned on rahvusvälised, näiteks jõulupuu või jõulukuus või jõulusõimga, teised on pigem sellised kohalikud. Aga kõik on väga ilusad. Ja esiteks nagu natuke rääkida selle sündmusest, mida meie teame täpselt jõulust ja Jeesuse Kristuse sünnimisest. Asukohta meie teame. See on Betlemas ja ei ole kahtlust, et see Betlem, mis praegu eksisteerib, mis asub umbes 8 kilomeetrit Jeruusalemmast, on seesama piibellik Betlem, millest just piibel räägib. On 8 kilomeetrit, aga praegu seal on väga kinnine piir, sest praegu Jeruusalemm asub Iisraelis ja Betlem asub Palestiinas. Tähendab, et kahjuks, kui ma käisin seal 5 aastat tagasi ja siis oli võimalik seal käia, aga praegu ma kardan, et see enam ei ole võimalik. Igal juhul seal Betlemas on küll see üks suur basilika, üks kirik, mis on väga vana, mis pärineb 1. sajanditest. Ja kus on selline püsiv traditsioon, et just seal on see koht, kus Kristus on sündinud. Ja te võite seda vaadata, seal on üks altar ja selle altari all on mingi täht. Ja seal just sajandite jooksul tohutult palju palverändureid on seal käinud. Ja võib öelda, et on selline järjepidev traditsioon alati olnud, et seal just selles kohas Kristus on sündinud. See, mida meie ei tea, asukord on teada, aga see aeg ei ole nii palju teada, seda millal täpselt Jeesus sündis. Ja esiteks kellaja osas. Ma arvan, et meil oleks raske tegutada Jeesuse sündi, kui mitte öösel, mille pärast kõik traditsioonid maailmas viidavad sellele, et Kristus just sündis öösel. Seda piibel ei ütle. Aga see, mida küll piibel ütleb, see on Luuka evangeeliumis, see on see, et kui Jeesus oli sündinud, siis karjased, Betlemaa karjased said sellest teada. Piibel ütleb, et inglid ilmutasid ennast neile ja laulsid. Sellest tuleb jõululaulude traditsioon, see on seotud just Betlemaa inglitega. Ja see toimus öösel. Selle kohta piibel on selge. Nii et sellest tuleb selline traditsioon, et vist sündmus ise pidi ka öösel toimuma. Ja meie arvestame sellega, näiteks sellega, et sageli kirikutes, katoliku kirikus on alati niimoodi ja teistes kirikutes võib-olla mitte alati, aga see on üsna levinud, et jõulu on alati seotud missaga, mis toimub öösel, keskööl missaga.
kõik see, mis toimub öösel, või need tseremooniad, mis toimuvad öösel, on alati väga ilusad. Kuidagi nad, seal on midagi müstilist või mida me rohkem tunne. Ja jõulumissa, kesköömissa, kesköö jumalateenistus on just selline, et see õine tegevus on kuidagi midagi erilist. Ja lisaks kristlased on ka seda teinud, seda tähistanud jõulu just öösel, sellepärast, et kõige vanem tunnistus sellest, kuidas kristlased tähistasid jõule. See on üks palverändur, kes üks naisterahvas, ütleme, allikad nimetavad teda nunnaks või nun eteria või tema nimi. Aga praegu arvatakse, et tõenäoliselt ta ei olnud nunn, aga ta oli mingi daam, kes 4. sajandil, 330 tegi palverännakut Jeruusalemma. See oli see aja, kus kristlased esimest korda olid vabad, praktiseerida oma usku. Ja siis tema ise on see, kes ütleb, et kuidas Jeruusalemma kristlased tähistasid jõule. Ja ta ütleb seda, et keskööl kogunevad Betlemas. Selles kohas, ütleb ta, kus Kristus oli sündinud. Ja seal neil on mingisugune kohtumine, mingisugune palvus. Ja siis pärast seda, siis öösel, nad hakkavad minema Jeruusalemma poole. Mingi rongkäik või mingi prosessioon. Ja see oli 8 kilomeetrit, nii võib arvata, et paar-kolm tundi see võttis. Ja kui nad olid varahommikul Jeruusalemmas, siis juba seal pidasid jumalateenistust või jõulumissad. Aga tema ise ütleb, et öösel siis kogunesid need Betlemaa kristlased. Nii et sellest tuleb see jõulutraditsioon just, et mis on seotud kuidagi ööga, isegi kui pärast seda palju inimesi tead käivad kirikus just kas laupäeval õhtul või jõulupäeval, päeva jooksul ei ole sellega vahet, aga vähemalt see ajalooline asi on selline. Ja pärast, et millal, mis kuupäeval sündis Jeesus, 25. detsembril, kas see vastab tõele või mitte? Traditsiooniliselt oli alati olnud üks seletus, mida ma olen ka kuulnud, ja see oli see, et detsembrikuu lõpul roomlastel oli üks eriline püha, mille nimi oli Sol Invictus ladina keeles, on võitmatu päike. Ja mis tähistas lihtsalt seda, et nagu me kõik teame, kõige lühem päev on siis aasta jooksul on 21. detsembril ja pärast seda päevad hakkavad tasapisi kasvama. Ja seetõttu päike tuleb tagasi. Ja öeldi, et just kristlased olid kasutanud seda kuupäeva, et tähistada seda Kristuse sünnimist, kuna Kristus on valgus, mis tuleb pimedusse, nagu ütleb Johannese evangeelium. Aga tegelikult praegu see, mida uurijad ja piibli uurijad on näidanud, kasutades ainult piibli andmeid, see on see, et on võimalik teada tegelikult, millal Risti ja Johannese isa oli Jeruusalemma templis, järelikult millal Risti ja Johannese ema hakkas ootama just oma last, oma lapse sündimist ja järelikult millal Maarja hakkas ootama Jeesuse sündimist. Ja sellest tuleb, et tegelikult piibli järgi on 2 momenti aasta jooksul, kus Kristus võiks olla sündida. Üks on juunikuu lõpul ja teine on just detsembrikuu lõpul.
lihtsalt sellepärast, et nüüd meie teame midagi, mida varem võib-olla meie ei teadnud, see tähendab, et täpselt millisel ajal aasta jooksul need prestrid, kes olid kes kuulusid nagu sama rühma, presside rühma juurde kui Rista Johannese isa, Zakarias, millal nad teenisid Jeruusalemma templis. Nii et me võime öelda, et see 25. detsember tegelikult on tõesti see võib-olla kõige tõenäolisem reaalne kuupäev, nii et me ei pea isegi mõtlema, et kas kristlased kasutasid mingit püha, vana paganliku Rooma püha, vaid see võib tõesti nii olla. 25. Aga see, mida me teame veel vähem, see on täpselt mis aasta. See aasta arv, selle kohta on erinevad traditsioonid. Piibel ei ütle ka, mis aastal see oli, sest meie tavaliselt nüüd tänapäeval, kui meie kirjeldame midagi, siis me ütleme alati, mis aastal see oli, mis kuupäeval. Et orajal inimesed, neil oli täisugune loogika, nad ei pannud mis aasta arv, aga küll nad ütlevad lihtsalt, nagu Piiblis on, et sel ajal, kui keisar Augustus korraldas mingit rahvalööndust, siis probleem on see, et meie ei tea täpselt, millal see rahvaloendus toimus ja tõenäoliselt ta kestis mitu aastat. Tegelikult on raske selles midagi järeldada, aga võib arvata, et aastal 4 enne Kristust, siis Kristus sündis. Me ei tea, ta sündis enne Kristust, aga me ütleme, et 4 aastat enne seda aastat, mida tänapäeval me peame just esimeseks aastaks pärast Kristust. See on kõige tõenäolisem. Ja nüüd mõned ilusad traditsioonid, mis on seotud selle jõuluga. Kindlasti minu meelest üks ilusamaid on, ja mida ma arvasin, kuidas on jõusõimed. See tähendab Joosep, Maarja ja siis Härg ja Eesel. See on traditsioon, mis on muutunud üha populaarsemaks ja eriti Põhjamaades viimastel aastatel. Kust tuleb see traditsioon? See oli üks katoliku kiriku püha, kelle nimi oli Assisi püha Franciscus. Ja tema 13. sajandil, kui jälle Jeruusalemmas need mohameedlased, kes seal valitsesid, et nad keelasid palverändajaid ja palverännakuid, siis Franciscus ütles, kui meie ei saa enam minna Jeruusalemma, las Jeruusalemm tuleb meile. Ja siis see, mida ta tegi, oli see, et jõululaupäeva õhtul, enne kui keskmissa algas, ta korraldas jõulunäidendid või see öeldakse ka elav jõulusõim. Tähendab jõulusõim, kus tegijad ei ole kujud, vaid nad on reaalsed inimesed. Kohalikud inimesed oli üheks väikses külas ja siis keegi mängis või oli Joosep, teine oli Maarja ja siis keegi mängis eeslit või lambaid ja nii edasi. Ja see oli jõulusõimede algus. Ja see on täpselt see, mida mõned koolid Tallinnas näiteks, et mitte jõululaupäeval, vaid enne. Nad korraldavad just jõulunäidendeid, kus lapsed rietuvad nagu eeslid või nagu lambad või nagu karjased või keegi on keisar Augustus, teine on Maria ja Joosep või on inglid ka. See on väga armas, aga sellel on väga sügav alus ja päritolu. Ja Franciscuse mõte oli see, et jõulusõimed oleksid mitte ainult kirikutes, vaid just kodudes. See võib olla üks väga väike jõulusõim. Näiteks 6. detsembril üldse aastal koos
Luteri kiriku peapiiskopiga. Meie Vene tänaval me käisime õnnistamas, pühitsemas kõik neid jõulusõimeid, mida need koolilapsed seal ümber on väga palju erinevaid koole, olid ette valmistanud. See oli muidugi kogu lepitud tänande ja õpetajatega. Ja need lapsed olid teinud ja väga armsad jõulusõimed, mõned väga lihtsad. Vahel see oli lihtsalt valitud paperiga või kangaga või on erinevad formid, igal väga lihtne. Ja see on just see, mis on armas, et see on midagi, mida igaüks meest võib teha. Ja see tõesti on väga ilus, sellepärast, et teie ei pea isegi sellega, mis asi on jõul, vaid teie saate näha, kuidas see näeb välja. Nii et kui teil on võimalus just teie kodus oleks üks hästi pisike jõulusõim, mida te vahel võib ise teha, kui praegu saab ka väga kergesti Amazoniga tellida, siis mõelge selle peale, sest see annab jõulutunnet igal pool. Siis on ka teht. Teht viitab just sellele, et kuningad nägid tehte, mis kuidagi näitas neile, kus Jeesus oli sündinud. See teht on väga tehtis jõuluajal. Ja jõulukuusk on see sümbol, mis on tulnud natukene hiljem, mis on hilisem, see on pigem 15. sajandist. Ja see sümboliseerib igavest elu, kuna jõulukuusk ei kaota oma lehti. Ja see on see, mida see sümboliseerib, et sellel on ka tähendus. See ei ole ainult, et jõuluvanna tuleb ja paneb oma kingitused jõulukuu juurde, vaid on ka teatud sümboolika. Jõuluvanna, nagu teie kindlasti teate, kes on jõuluvanna? Jõuluvanna, mina ei ole jõuluvanna. Et see on Püha Nikolaus, kes teatud riigile on selline traditsioon, et ta toob kingitusi. Siiski need kingitused, näiteks kui te käite hispaaniakeelses maailmas, siis seal jõuluvanna ei too kingitusi, vaid need, kes toovad kingitusi, on kuningad. Need kuningad, kes tulid Jeesuse juurde ja tõid talle kulda ja jõulkid ja mürri. Siis see, mis on traditsiooniline näiteks Hispaanias või Lõuna-Ameerikas, see on see, et seal nad ei räägi jõuluvannast, nad räägivad ainult kuningatest, kes toovad teile kingitusi, nagu nad tõid Jeesusele. Ja lõpetusega võib-olla üks asi, mida ma tahaksin ka seletada vahel. Just eile ma rääkisin seal teemal inimestega, kes valmistuvad ristimiseks. Ja nad ütlesid, aga miks on nii, et on näiteks õigeusu kirikus jõulupüha on 7. või 6. jaanuaril ja meil on 25. detsembril. Kus tuleb see erinevus? Tõesti, see on niimoodi. See erinevus ei ole seotud usuga üldse, vaid pigem tehnikaga, nii et siin oleme TalTechis, nii et siin kindlasti teavad seda. Et ütleme, kunagi inimesed kasutasid erinevaid kalendareid. See kalender, mida kunagi kasutati, mida roomlased mõtlesid välja, öeldakse, et Julius Caesar. Siis oli see kalender, mille järgi jõulu on praegu 7. jaanuaril. See on Julianuse kalender, öeldakse. Julianuse kalender oli esimene päris hästi tehtud kalender, aga tal oli üks väike probleem, ja see on see, ta kaotab natukene aega igal aastal.
ta ei ole täpne, ta ei vasta totaalselt reaalsusele, seda kuidas maa teegleb väikse ümber, kui palju aega see võtab. Ta kaotab umbes 10 minutit igal aastal. Aga muidugi, kui see kordub palju sajandeid, siis lõpuks on päris suur erinevus kalendri vahel ja kalendri ja reaalsuse vahel. Ja seetõttu kuskil 16. sajandil, kui see vahe oli juba umbes 10 päeva, siis üks paavst, kelle nimi oli Gregorius, palus teadlaste nõu. Ta pöördus, ma ei tea, tehnikaülikooli poole või midagi sarnast ja siis nad tegid uut kalendrit, mis on natukene täpsem ja mille nimi on Gregoriuse kalender. Ja see on see kalender, mida tänapäeval kasutavad kindlasti kõik läänekristlased, nad kõik luterlased, katoliiklased ja muud. Aga ida pool, idakristlased, siis mõned kasutavad, teised mitte. Teised jäid just selle vanema kalendri juurde, mis on Julianuse kalender. Sellest tuleb see erinevus. See on puhtal, ma ütleksin, tehniline vahe. Aga kuna see tehnika puudutab ka natukene religiooni, selles mõttes, et muidugi usk kirik kasutab ka kalendrit, siis on vahel raske just seda muuta. Ja seetõttu tänapäeval on teatud õiguslikud, näiteks Moskva patriarhaat ja nii edasi, kes kasutavad seda vana Julianuse kalendrit ja nad sel juhul tähistavad jõulupüha 6. jaanuaril. Ja kui teised kasutavad uuemat kalendrit, mis on Gregoriuse oma. Selge on see, et see vahe nende vahel ei saa midagi muud teha kui kasvada. See on paratamatus ja seetõttu vahel on üks kirik, kes otsustab just võtta Gregoriuse kalendrit. Nii, asi ei ole dramaatiline ka, nii et niikuinii hetkel kõik toimub siiski veel talve sees, nii 25. detsember kui 6. jaanuar. Aga teie teaksite just, kust tuleb see vahe, miks on inimesi, kes tahavad tähistada jõulu just teisel kuupäeval. See on lihtsalt 2 erinevat kalendrit, millel on oma pera ja oma ajalugu. Ma ütleks, et seal ei ole mingisugust sisulist vahet. Meil on arvatud see, et õige kalender ei ole sugugi kerge asi. Ja niikond on võtnud väga palju aega, enne kui leiaks või hakkaks kasutama kalendrit, mis vastaks tõesti tehtedele ja kosmosele. Nii, et igal juhul ma tänan teid tähelepanu eest ja tahaksin eelkõige just teile seda soovida, et teil oleks tõesti väga ilusad jõulupühad, mis oleksid täis rõõmu ja lootust ja armastust. Ega me püüaksime teha teiste elu natukene rõõmsamaks, see võiks olla nagu meie eesmärk. Nii suur tänu. Selle võimaluse eest, et saite meie juurde tulla ja teie jõulueelset sõnumit kuulda siin. Ütlen enda poolt seda, ehitusinsenerist oli siin sõna. 20 aastat tagasi Tehnikaülikoolis oli üleminek 3+2 õppekavadele ja ehitusteaduskond võitles põhimõtteliselt selle vastu. 3-aastast ehitusinseneri ei saa olla ja 5-aastane õppekava oli ehitusteaduskond peale. Nii et kui me kuulsime siin seda, et ehitusinsener on erilisel kohal, siis kinnitus nende kuulmise toimunud näol, et see on tõepoolest. Ja veel kord suur tänu piiskop Sorben, millist vaimustavat eesti keelt me kuulsime.
rahulikku jõuluaega ja siis, nagu ma ütlesin, jõuluvana Piledi. Tere päevast! Ma kutsun siia lavale teile väikse üllatuse. Pavlo Palahkin. Ma ei tea, kas siin tuleb küll. Ja Pavlo Palahkiniga koos on olnud ka. Ja me kuuleme veel vaimustavat eesti keelt. Tule Pavlo siia, sest sa oled tegelikult Ukraina poiss. Tule räägi meiega eesti keeles. Ütle üks ilus tervitus. 16 aastat olin poiss ja praegu olen elanud Eestis 16 aastat juba ja teile häid jõule. Täna me alustame meie kontsert, aga Piriliidu algusest te räägite oma kontsertist. Pavlo tuli Eestisse juba 15 aastat vist tagasi. Mitte sõja eest peitu, vaid Pavlo tuli õppima meie kuulsa professori Mati Palmi juurde. Ja sellest ajast on ta elanud Eestis, ta pere on siin, ta lapsed on kasvanud siin, ta naine on samuti ukrainlanna, kes räägib ilmselt ka juba eesti keelt. Aga igal juhul täna on nad siin muidugi suure rahusooviga, sest ei ole midagi suuremat siin maailmas kui see, et me saaksime elada rahulikult oma kodus, oma maal. Ja küllap Pavlo maale see ka varsti saabub selline aeg. Selle nimel muidugi peame mõtlema ja palvetavad kõik kirikud üle maailma. Aga Pavlo on olnud muusikute fondiga töös juba palju aastaid. Ta on olnud esinemas mujal maailmas. Meie kaudu sai ta esineda näiteks, ma tean, Itaalias, Venice ooperis. Nüüd kohe läheb ta Maltale, Malta ooperisse, aga ta on ka laulnud meie rahvusooperis ja laulab siiamaani ja laulab ka praegu Puccini Turandotis rolli Vanemuse ooperis. Nii et teda teeb igal pool, ma loodan, et te olete teda ka varem kuulnud, aga mul on hea meel, et ta toob teile siia mõned laulud. Aga ma tahan teha teile väikese üleskutse, sest meie fondiga on tulemas esmakordselt suured niisugused aastavahetuse kontserdid. Need on siis Elina Nečajeva ja Herman Golami, kes on hispaanlane ja Elina muidugi, kes on siis väga tuntud ja väga armas hing. Temal sündis üks pisikene lapsekene ja temaga oleme me siin Kaarli kirikus 29. Ja teile on mul selline kingitus, ma pärast jagan teile, kui Pavlo laulab flaierid, et te saate väärikate nimega piletilevist endale soodsa pileti soetada. Ja võib-olla ka oma sõpradele, miks mitte, sest Kaarli kirikusse mahub väga palju. Talvefestival on samamoodi tulemas veel veebruarikuus. See on ka mul selle flaieri peal teile, ka seal on mul ikka teile kogu aeg kingitus. Ja Poskamaja on kohe tulemas 18. detsembril Heliveskus ja tema õpilased ja Poskamajja, kui te ei ole sattunud sinna ka, ikka on teile loomulikult soodustus igale poole. Siis Poskamaja on küll üks väga ilus maja. Aga nüüd siis teie ees Pavlo Palahkin ja Olga Kulikova, olge hoitud. Alustame veel ja külastusklaassid. Ja me alustame Itaalia muusikuga Tommaso Giordani Paolo Lupe.
Järgmisena Ombra Mehku ooperist Rinaldo Georgiu legende ja Rinaldo Senni on võimalik vaadata rahvusooperis. Tuoni lampi
selge.